Sandra, kuule. Too õlut. Väga hea. Tähelepanu, järgneb kommertsteadaanne. Kas sina oled juba mõelnud, millises ülikoolis on parim kohv? Kas oled mõelnud, millises ülikooli teaduskonnas peituvad hõrgutavaimad kohviaroomid? Meil on sulle lahendus. Just siin, imeilusas Tartu linnas aadressil Lossi 36 asub Tartu Ülikooli kõige ägedam ühiskonnateaduste instituut. See on instituut, kus on kõige pehmemad diivanid, kõige toredam raamatukogutädi ja maailma parim kohv. Meie instituudis on Eesti parima sisevkujundusega auditooriumid ja kõige mugavamad tudengitoad. Kui varem asus meie majas Eesti kõige vaimustavam sünnitusmaja, siis täna sünnivad siin majas kõige lootustandvamad ühiskonnateadlased, ajakirjanikud, suhtekorraldajad, sotsioloogid ja teised suurepäraste ametite esindajad. Kas ei kõla mitte oivaliselt? See kõik võib olla ka sinu tulevik. Kui astud sisse kohe, anname sulle Henn Kääriku hiilgava ühiskonnateooria õpiku vaid 4 euro eest. Ja kas see pole veel kõik? Lisaks on meie instituudis printimisvõimalus ja veekeetja, mis saaks parem olla. Kirsiks tordil on meie instituudis ülikooli kõige säravamad ja särtsakamad õppejõud, kes toovad päikese välja ka kõige sombusematel sügisõhtutel. Mida sa veel ootad? Ja muideks, siin on ka kõige ilusamad tüdrukud. Tähelepanu, järgneb kommertsteadaanne. Kas sa ei saa öösiti magada? Karumõmm ei tundu enam nii kena. Eksamiteni on jäänud loetud tunnid. Sööd peotäite kaupa unerohtu. Loodad, et sellest on abi? Ärkad üles. Mõistad, et tabletid ei aita. Kust otsida abi? Istu. Meil on sinule lahendus. Käesolev raamat on viimati nimetatuga võrreldes põhjalikum ja kontseptuaalsem. Massikommunikatsiooni teooria jaoks on kõige olulisem lõpp. McQuilli massikommunikatsiooni teooria. Tulemus on otsekoheselt märgatav. Tähelepanu, tegemist on McQuilli massikommunikatsiooni teooriaga. Enne süvenemist otsige tähelepanelikult Wikipeediast lühikokkuvõtet. Madala intelligentsi püsimise või aju plahvatamise korral pidage nõu kõutsklemmi või kangeriga. Ma jõudsin siia 3 aastat tagasi ja ma kartsin. Siis kuulsin ma üht kutset, mis andis mulle jõu. Ja ma läbisin uudise sotsioloogia ja ka need, mis tulid pärast seda. See kutse viis mind Tartu, kus ma tegin enda esimese intervjuu ja tõi sealt tagasi kõrgharidusega. Nende juurde, kellest ma kirjutan. See oli ja on minu elu kutse.